Ta on väga tore, ta oli meie eelkooli õpetaja, ta on väga tark ja ta teeb palju nalja. Ta on alati väga energiline ja positiivne igas asjas. Isegi kui on negatiivsemad asjad, üritab alati leida positiivset selles. Tal on oma kabinetis kapp, mis on maast laeni täis šokolaadi ja kommi. Ja kui sa ütled talle, et sul on stress, siis selle kapi uksed avanevad. Kolleegina on ta väga südamlik ja väga toetav ja väga abivalmis. Ma arvan siiani, et tal on rohkem kui 24 tundi ööpäevas. Ma mäletan väga hästi, kui me käisime meie kooliga esimest korda kuuske toomas. See jäi meil nagu väga ekstreemse kogemusena, kuigi samas just tema, meie huvijuht, tegi selle meeldejäävaks. Kõige rohkem ma mäletan ka, kui ta kohe meie kooli tuli. Ta hästi kartis ja pelgas, et kas ta saab üldse siukse tööga hakkama, et ise ei uskunud väga endasse, aga ma võin terve kooli poolt öelda, et ta on selle tööga super hästi hakkama saanud. Meile tundub, et ta lemmikvärv on roosa. Kui ta oleks lill, siis ta oleks roos, sest ta on ilus ja särav. Ma olen aastaid ise arvanud, et ma olen selle kooli võib-olla kõige aktiivsema eluviisiga õpetaja. Et kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina on justkui nagu ka loogiline. Aga see arvamus lükati kiiresti ümber, kui Tori vald kuulutas välja sammulugemisvõistluse ja läksin väga elevil tundega koju, et laen need sammud sinna äppi üles ja vaatama minust esikohta. Ja kui ma need sammud üles laadisin lõpuks, siis minu üllatuseks oli ta minu ees seal oma sammudega, et ta oli kogunud mingit moodi rohkem samme kui mina, kes ma olin oma 10-12 tundi, ma arvan, sel päeval ringi tuianud. Iga järgmine päev ta oli veel tublim ja aktiivsem ja mina andsin kiiresti alla, nii et ta on mulle selles mõttes siin koolis kindlasti suureks eeskujuks. Tema puhul ei ole tegemist lihtsalt töökaaslase, vaid väga hea sõbrannaga. Pole harv juhus, kui peale pikka tööpäeva läheme me koju, tahame paar sõna rääkida ja lõpuks avastame, et kõne lõppedes on kõne kestnud 2 tundi. Ma tahan täna tänada ja soovin, et ta jätkaks sama tragilt ka edasi. Ja aitäh sulle, kallis huvijuht, et sa oled leidnud oma tee meie armsasse Saaugu põhikooli.